Tere tulemast täna hommikusele videomeditatsioonile. Kõigepealt annan teile vähe informatsiooni, nagu tavaks meil on saanud, ja seejärel läheme üle meditatsioonile. Täna räägime ülemaailmsest sidesüsteemist, millesse kõige tähtsamana kuuluvad püramiidid. Planeedil Maa on palju objekte, mille otstarvet ei mõisteta ja mille tekkimislugu tõlgendatakse erinevate uurijate poolt erinevalt. Minu kogemused näitavad, et paljud objektid siin moodustavad kellegi arenenuma tsivilisatsiooni poolt millalgi ammu täpselt paika pandud plaani järgi ehitatud ühtse energiate süsteemi. Ebatavaliste arenenud võimete tõttu on tarku juhendajaid inimeste poolt nimetatud jumalateks. Nende kujundatud sidesüsteem võimaldas ühendust pidada kogu planetaarsüsteemis. Sidesüsteemi kompleksi kuuluvad püramiidid, sambad, dolmenid, teatud kivid, künkad ja mäeharjad, millele anti püramiidi kuju. Informatsiooni kandvaid energiad said levida sealt leiliinide ja veesüsteemide kaudu. Püramiidid ehitati võimalikult veekogude lähedale. Mitmesuguseid energialiine on nii maa sees kui peal. Osa liine kulgeb mäetipust mäetippu õhu kaudu ja nii edasi. Kompleksi objekte ehitati ka kõrgendikele, kus on energeetiliselt aktiivsed maamurdekohad. Püramiidide lähedal on leiliine ja nende lõikumiskohti tihedamalt. Olen leiliine loonud ja mahalangenud liine parandanud plejaadlaste täpsel juhendusel. Juhendus on toimunud minule otse ja ka kanaldajate rühma kaudu. Plejaadlased on selgitanud, et maakaarti uurimise ajal nad suunavad täpselt sinna energiakiire, kuhu mul on vaja luua valgussammas, valguskolmnurk või uus leiliin. Maakaarti kohal tajun käega mulle antud informatsiooni. Mulle öeldakse olevat kõrge võnkesagedusega puhas tugev energiaväli, mis kannab vajalikku informatsiooni koostöö tegemiseks nähtamatute juhendajatega, peamiselt plejaadlaste ja peainglitega. Vene professor Valeri Uvarov kirjutab, et püramiidid on ehitatud lõunast põhja kulgevana spiraalselt ümber maakera. Püramiide on tuhandeid. Neid leidub nähtavana maapinnal, maa sees, merede ja ookeanide põhjas. Järjest tehakse uusi avastusi. On loodud mõõteriistad mitmesuguste energiate ja kiirguste mõõtmiseks. Maasiseseid püramiide leitaksegi aparaatidega maa kiirgusi mõõtes. Nii on päevakorrale kerkinud püramiidid Krimmis. Krimmi 48 püramiidi olevat 65 miljonit aastat vanad. Nende ehitajad on olnud oskuslikumad kui tänapäeva inimkond. Olen uurinud Bosnia päikesepüramiidi juures olevat leiliinide võrgustikku. Lääne-ida suunalised Bosnia liinid läbivad ka Krimmi poolsaarel maa seest leitud püramiidide ala. Küsisin nende kohta oma õpetajalt, plejaadlaselt Jakatsilt. Jakats ütles, et nii see on, leiliinid kulgevad ju otse ümber maakera. Kuid maa sees on seal veel muidki energialiine, mis moodustavad lõikumiskohti ja kiirgusi. Krimmi püramiidide alal on tarvis teha täiendavaid uuringuid. Kõik seal ei ole nii, nagu praegu arvatakse. Oota uute uuringute tulemusi, sest maasisesteks püramiidideks Krimmis peetakse ekslikult ka mõningaid muid ehitisi.
Püramiidid tõmbavad universumist energiaid ja jaotavad seda leiliinidele ja kaasnevate lätete veele maa elanike jaoks. Tulemusena tekib inimestel uusi ideid ja mõtteid, toimub tervenemisi ja elu võib saada uue suuna. Püramiidid on kogu maal omavahel energeetiliselt ühendatud. Nad on sidesüsteemiks universumiga. Nende energiatesse on kätketud palju informatsiooni, millest suur osa on mingil ajal kellegi poolt suletud. Seda informatsiooni avatakse vähehaaval inimkonna arenedes uuesti. Mulle on antud salaõpetust ja palutud avada energiaid Hiina suurel valgel püramiidil, Mehhiko päikese ja kuu püramiidil, 2 veealusel püramiidil ja Kailasi mäel, mis on ka reflektor. Giza püramiidis on palutud avada erinevatel aegadel kokku vaid paar energiafraktsiooni täpselt näidatud kohas. Kõike avada ei tohi, see kasu asemel kahjustaks inimkonda. Järgmised avamised võivad toimuda siis, kui inimkond on oma energiavõnkesageduse teatud tasemele tõstnud. Sellest siis teavitatakse. Maal toimuvat ja inimkonna arengut jälgitakse meile nähtamatute silmade poolt väga tähtsalt, väga täpselt hoole ja armastusega. Viimastel aastakümnetel on paljudes riikides ehitatud uusi püramiide, mis on mõeldud mediteerimisteks ja uuringute tegemisteks. Paljud maaomanikud Indias soovivad ehitada oma maaomandile uuelaadset kvantküla koos mediteerimispüramiidiga ja minult on küsitud nõu leiliinide osas, et siduda püramiid võimalikult leiliiniga. See tähendab lülitada süsteemi. Indias on Bangalore püramiid, mis mahutab kuni 5000 mediteerijat. Seal tehakse ka mitmesuguseid uuringuid. Nägin seal tomateid, mis peale nädalas suure püramiidi tipu all hoidmist veel 3 kuud hiljem olid täiesti riknemata. Tomatikastid olid asetatud väikeste hologrampüramiidide alla riiulitesse. Püramiidi meditatsioonide õpetaja maailmas Patrici Pitamaha Brahmarshi räägib, et meditatsioon püramiidis on 3 korda efektiivsem, arendavam kui tavaline meditatsioon. Bangalore püramiid asub maa jõupunktil ja püramiidist möödub ka leiliin. Mediteerijad viibivad seal kõrge võnkesagedusega energiates, sest on ühenduses püramiidi tipust, maa jõupunktist ja leiliinilt voogava energiaga, milles on palju informatsiooni. Inimeses tekkiv sügav rahu ja saadav info võivad ka tervist parandada. Inimene ise peab soovima neid valgusenergiaid vastu võtta. Püramiide projitseeritakse radiooniks aparaadiga, seal ka hologrammina, mida automaatselt uuendatakse iga päev. Räägiti uurimusest, et omale on võimalik projitseerida ka ravimi ja raviomadusi. Mind viidi Bangalore püramiidi lähedal asuvale aiamaale ja küsiti, kas ma näen tavasilmale nähtamatuid kasvatatavate taimede kohale projitseeritud energeetilisi hologrammpüramiide ja kas nende energia on seotud suure püramiidiga. Leidsin peenarde kohale ehitatud 2 püramiidi ja olid ka ühenduses suure püramiidiga. Minu nägemine tunnistati õigeks.
Vladimir Petrovitš Kaznatšejev, professor, Vene Föderatsiooni Loodusteaduste Akadeemia direktor, on uurinud kvartsi erilisi omadusi. Ta ütleb, et vereseerum on biokolloid, mis 90% koosneb veest. Lisades haige inimese vereseerumile 1 tilk kvartsiga energetiseeritud vett, muudab haige vereseerum oma struktuuri selliseks nagu tervel inimesel. Vilgukivi ja kvarts avaldavad tervistavat mõju. Seepärast soovitab tuntud teadlane seda kasutada oma joogivee aktiveerimiseks. Kvartskive soovitatakse hoida joogivees mõni tund või kauem. Selle veega on hea ka taimi kasta. Ta ütleb, et parem on veel kui kvartskivile anda püramiidi kuju või hoida aeg-ajalt kvartskivi püramiidi all. Kvarts on võimeline andma informatsioonile lisaks ka psüühilist heaolu. Kvarts omab piesoelektrilisi omadusi ja resonantsilt on seotud maa tuuma spetsiifiliste energiavoogudega, nii ütleb professor Uvarov, kes on uurinud iidseid objekte. Läbipaistvad kvartskivid ka värvilistena on ikka vaistlikult inimeste meeli köitnud. 4. märtsil ütles Jakats, et leid on praegu terved ja nendega pole vaja tegelda. Praegu on inimestel kõige tähtsam saada juurde valgust ja rahu, sest inimeste vöötmes kogu maaplaneedil on näha kulgemas palju hirmu ja ebakindluse energiaid. Energia, kus pole hirmu, suudab muuta hirmuenergiat. Inimesed, kes on rahulikud ja ilusa valgusega, saavad rahustavalt mõjutada paljude teiste energiaid. See on praegu hädavajalik. Koguda meditatsioonidel rahu ja valgust, millega saate ja tuleb aidata teisi ebakindlaid ja hirmul inimesi. Praegune aeg tuleb üle elada, suvel muutub kergemaks, kuid haigus ei kao täielikult. Lei energiat ei kõrvalda hirmu, seda tuleks teha rahumeelsetel inimestel. Need olete teie, need rahumeelsed inimesed. Ja praegu me keskendume vastu võtma energiaid Piritalt, kus on olemas Pirita kloostri pühade energiad, leiliin, 2 leiliini lõikumispunkt. Pirita jõele on ehitatud vaimne kristalltempel, mis kiirgab ilusat valgust. Samuti on sinna ehitatud pleadlaste poolt eestlaste jaoks suur kolmnurkne valgussammas. Need on nii erinevad energiat, mis seal koos toimivad ja neist on energiaid, mis mõjuvad kõigile rahustavalt. Keskendume vastu võtma neid. Kõigepealt võtame mugava asendi. Heidame peast päevaprobleemid ja keskendume vastu võtma Pirita suurt valgust, mida nähakse, et see mõjub laialt ja on ühenduses maakera eri paikadega. Ammutame endasse sealt suurt valgust. Umbes veerand tundi. See meditatsioon toimub suures osas vaikuses. Vahepeal võib-olla ma ütlen, mida ma näen teil. Näen teid ühtse hulgana. Teid on praegu 200. Kui palju on?
300, teid on praegu 300, hiigelsuur hulk inimesi. Vaatan, kuidas asi toimub ja annan teile vahepeal natukene teateid. Juba on teid 300. See on väga suur hulk inimesi. Valgus on valmis teisse tulema. Võtke vastu. Suur valgus on katnud teid kõiki. Tänane valgus on väga ühtlane. Ma näen ainult paari inimest, kes ei ole veel suutnud keskenduda, aga see kõige suurem osa teist on väga hästi keskendunud. Ja valgus mõjub.
Mulle on selgesti näha, et valgus tuleb Pirita poolt. See on minust vasakult ja liigub üle teie. Kõik te olete suure valguse sees. Ammutage ainult. Lubage endasse tulla rahul ja tasakaalul. Me oleme sündinud siia selleks, et koguda oma väljadesse valgust ja levitada seda teistele ja kogu ümbrusele, ka loodusele. Nüüd me oleme ammutanud suure hulga valgust ja hakkame seda praegu välja kiirgama ja kiirgame seda välja hiljemgi kõikidele, kes on hirmul ja tasakaalutud. Aitame neid oma energiatega. Niisiis palun hakake nüüd välja kiirgama. Hakkame valgust välja kiirgama. Me üheskoos oleme väga suur valgusjõud.
mida rohkem me valgust välja kiirgame, seda rohkem meile seda endale juurde antakse. Keskenduge veel 5 minutit valguse välja kiirgamisele ja teadke, et te saate järjest juurde samast Pirita allikast seda valgust.
Praegu siin meditatsioonis välja kiirgamise me lõpetame. Loodan, et andsime palju usku ja lootust inimestesse, kelles on hirm ja ebakindlus. Nüüd minnes laiali kiirgame igal pool endiselt samu häid valgusenergiaid välja. Järgmisel pühapäeval samal ajal on uus meditatsioon koos uue informatsiooniga. Aga me jätkame ka 21 päeva meditatsioone, mis toivad hommikuti ja õhtuti. Kõige sellega me anname uuele ajastule jõudu juurde, muudame selle võimsamaks. Uus ajastu jõudis kätte 21. detsembril. Siis lõppes libisemine ühelt ajastult teisele. Selle kohta on teateid antud ümber maakera, kahelda ei maksa. Meilt oodatakse ainult ilusat valgust selle uue ajastu toetamiseks, et see kulgeks parimal moel. Tänan teid meditatsiooni eest ja kena pühapäeva jätku. Tänan eelmise pühapäeva kogemustest kirjutamise eest ja sel pühapäeval soovin samuti teie vastukaja. Aitäh teile!